paari suhetes on ju, et ma ei tea, ma olen psühhopaadiga suhtes, nartsissistiga, mis iganes. Kuidas on kuidagi võimalik ära tunda, et sa suhtled isiksuse häirega inimesega? No et jälle, et ma saan aru, et hirmsasti tahaks, et nii, nüüd teeme listi, on ju 10 nippi, kuidas ja mis siis teha. Kui ta täpselt seda ütleb. Ja siis on niimoodi, minge koju selle listiga, küsige oma partneri käest neid asju ja siis saate teada, on ju. Et ma jälle on ju, et ma kuidagi ma ei saa neid anda, sest meil ei ole niisugust kitsast gruppi, on ju, et kõik inimesed on nüüd sellised ja siis nende partnerid on sellised ja siis kui me teeme niimoodi standardselt neid asju, siis me saame kõik õnnelikuks. No ei ole sellist head valemit, on ju. Küll aga, võib-olla kui ikkagi nagu selle peale mõelda, siis mulle tundub, et vahet ei ole, kas me räägime nagu isiksuse häiretest või mitte või üldse mingist psühhopatoloogiast või mitte. Ma seda arvan küll, et inimesed võiksid nagu rohkem võib-olla läbi mõelda ja iseendalt küsida, et mis on minu vajadused, mis mulle sobib, mis mulle ei sobi, mis ma teisest inimesest ootan ja mis ma mingites rollides olles teistelt inimestelt ootan. Et näiteks seesama, et ilmselt ootused inimesele, kes on mu kolleeg, on teistsugused kui need, mis mul on ootused inimesele, kellega ma näiteks koos elan. On ju. Ja võtame, ma ei tea, selle nartsissistliku, nende joontega inimese näiteks, on ju. Ta võib olla tegelikult väga edukas oma nagu alal, jälle kui me mõtleme selle peale, et nende jaoks on ikkagi oluline see, et saada niisugust positiivset tähelepanu, tunnustust, nad ei kannata kriitikat ja sageli nad ikkagi nagu pingutavad selle jaoks, et see nii läheks, on ju. Mis tõttu, kui sa piisavalt pingutad, ilmselt sa saadki mingis asjas potentsiaalselt väga heaks, on ju. Ja selline inimene, ta võib olla väga hea mingi õpetaja või mentor võib olla, mingisugune edukas ettevõtja näiteks, keda jälgida, et kuidas tema on neid asju teinud ja miks mitte, on ju. Ja samas, kui ma mõtlen näiteks, et okei, et oletame, ma ei tea, paari suhtes, et mida ma vajan, ilmselt ma vajan seda, et inimesega oleks võimalik kompromisse teha, et ta kuulaks mind lõpuni, püüaks mind mõista, on ju, võtaks vastutust, vabandaks, kui on vaja, või kui on nagu see koht. Ja kui ma siis vaatan seda inimest, kes oli mul see nartsissistlik, see edukas ettevõtja, on ju, ja kui ma temaga suhtlen ja mulle tundub, et minu vajadused vist siin ei ole täidetud, võib-olla siis ei ole mõtet nagu edasi selle asjaga minna ja sinna seda paarisuhet looma hakata, kui see tegelikult mul need vajadused seal täidetud ei ole, on ju. Sellega on see huvitav, et ma mingi paar aastat tagasi kuulsin ingliskeelset tsitaati, mis on minu arust niivõrd geniaalne, et how you do anything is how you do everything. Et mulle tundub, et kui võtame selle eduka nartsissistliku ettevõtja, on ju, et see, et ta ongi edukaks saanud, see võib-olla natuke nõuab seda, et ta teeb raskemini neid kompromisse ja surub läbi, on ju, enda tahet rohkem. Ja siis nagu oodata võib-olla selliselt inimeselt, et nüüd ta kodus käitub nagu täiesti teistmoodi on, Eesti Esu.